Tere tulemast valimistabelite foorum ja alustame siis kohe peaministrikandidaatide tutvustamisega. Alustame Asko. Tere, mina olen Ken-Markus Üle ja ma olen Tartu Valikukooli reformatiivse õpilaspartei peaministrikandidaat. Tere, mina olen Hanna Seedur ja ma olen peaministrikandidaat õpilaste demokraatlikus parteis. Tere, olen Mariku ekstraordinaarse koondatud reformatiivse erakonna peaministrikandidaat Kristina Ellist. Nii, igal peaministrikandidaadil on vastamiseks 1 minut. Kõik küsimused on esitatud 6. klassi poolt. Hakkame siis pista. Esimene küsimus teile. Liiga palju kodutöid. Kas olete nõus ja kuidas parandate? Alustame Vekrist. Nagu meie oleme juba rääkinud, siis meie soovime ka vähendada kontrolltööde mahtu, eriti keelekontrolltööde ning seetõttu ka vähendame enne jõuluvaheaega ka kontrolltööd, ehk siis enne jõuluvaheaega meil kontrolltööd nädal aega ei ole. Kodutöid minu teada teistel klassidel nii palju isegi ei ole, kuid meie klass küll on veidike mures sellega, et meil on palju töid. Seetõttu ka sooviksime vähendada kodutööde mahtu. Nii, lähme siis edasi õde peaministrikandidaadi juurde, Hanna Seedur. Meie erakond on selle poolt, et kodutööde mahtu vähendataks ja samuti vaheajaks kodutöid üldse ei jääks, ehk siis peale vaheaega esmaspäevaks kodutöid ei jääks. Me sooviksime vähendada neid niimoodi, et me räägiks näiteks juhtkonnaga, teeks väljavõtteid nendest kodutöödest, kui on mingil päeval hästi palju või nädalal hästi palju. Me ei räägiks spetsiifiliste õpetajatega, kes annavad liiga palju kodutöid. Nii, edasi siis Võrõpi erakonna peaministrikandidaadi juurde. Meie tahame ka muuta siis kodutööde mahu suurust ja seda just väiksemaks. Seda täpselt, et nädalavahetusteks ei jäädaks õppida nendes ainetes, mida on niigi nädalas mitu korda ja muidugi me tahame vähendada ka veel kontrolltööde mahtu, sest tihtipeale juhtub ikkagi veel, et kuigi seaduses on keelatud, et nädalas ei tohi olla üle 3 kontrolltöö, siis vahepeal lipsab ikkagi sisse kas 4 või 5 kontrolltööd. Et meie proovime seda siis vähendada ja juhtkonnaga on meil ka juba arutelud käimas. Oot, mul on näed, et tegelikult üle 3 kontrolltöö ei saa isegi stuudiumisse panna, kuidas teil olevat 4 või 5 kontrolltööd. Ja selle kohta on ka olemas näited, kui meil eelmise aasta novembris näiteks märgiti kontrolltööd kodutööd alla ja nii oli 2 korda lausa. Ja selle juhuse tekkimisel me pöördusime ka õpetajate poole. Jäid küll ära paar kontrolltööd, siis need, mis märgiti kontrolltööd alla, need muudeti tunnikontrollideks, aga ikkagi, et tehakse vahepeal ka sobi. Ma tahaks mainida, et meil näiteks, kui on olnud rohkem kui 3 kontrolltööd, siis tavaliselt on see lepitud kokku siiski õpetajaga ja kui õpilased ei ole nõus tegema 3 kontrolltööd, siis seda liigutatakse edasi. Jah, see on üldjuhul jah. Vahepeal jah, ikkagi pannakse ka sisse, et mul ei ole kuskile Okei, lõpetame selle. Nii, lähme siis edasi teise teema juurde. Kuidas võidelda kiusamisega ja kas teie arvates on see probleem ja kuidas seda lahendada? Alustame siis õde erakonnast. Minu arust või meie erakonna arust ei ole koolis väga palju probleeme kiusamisega, vähemalt ei ole tähele pannud, aga näiteks üks viis, kuidas meeleolu tõsta meie koolis, on niisugune tore lubadus, et me anname kõigile, kes soovivad plaksu. Ja minu arust see tõstaks nende meeleolu, kellel võib-olla on halb tuju, isegi kui neid on näiteks kiusatud või midagi. Kuigi see otseselt sellega seotud, aga meie arust ei ole väga palju kiusamisega seotud probleeme, vähemalt meie koolis. Järgmine. Ja nõustun õe peaministrikandidaadiga, et tõesti meie koolis eriti sellised juhused ei ole, kus kiusatakse. Küll vahepeal lipseb aasta jooksul sisse paar juhust, aga need saavad ka positiivselt lahendatud. Aga kuidas meie erakond selle vastu võitleks, siis ma arvan, et me ei ole sellele otseselt keskendunud, aga kuna 6. klass käis selle küsimuse välja, siis me mõtleme selle küsimuse peale. Kindlasti aitaksid kaasa ka kooliüritused, kus õpilased saaksid omavahel lõimuda rohkem ja luua uusi sõprussidemeid. Aitäh. Ekre. Ka mina pean nõustuma nende 2 peaministrikandidaadiga. Tegelikult ei ole ma siin koolis väga palju kiusamist näinud, kuid nii palju, kui on silma paistnud,
siis ma arvan, et peaks väiksemad klassid, kellel on kiusamisi, või ka tegelikult suuremad klassid suhtlema kellegiga või leidma kellegi, kellele rääkida, nagu kas või ka õpetajad, sest meil on tegelikult väga mõistvad õpetajad ja meie koolis on ka psühholoog, nii et minu teada peaksid kõik mured siin lahenema juba. Aitäh teile! Lähme siis kolmanda küsimuse juurde. Mis kell alustaksite te koolipäeva ja miks? Alustame siis Õppeerakonnast. Selle kohta on meil kindel arvamus oma erakonnast. Meie alustame koolipäeva ikkagi kell 8, kui on koolipäeva algus. Koolipäeva algus on niimoodi juba olnud päris pikka aega ja kui on teiseks tunniks minemine, siis seda me ära ei keela. Aga miks me tahame alustada kell 8, siis sellel ei ole mõtet lükata koolipäeva algust hilisemaks, sellepärast et koolipäeva lõpp liigub hilisemaks, treenid liiguvad hilisemaks, kodutööde õppimine liigub selle võrra hilisemaks, kõik läheb hilisemaks. Ja kui me praegu läheme näiteks magama kell 12 vahetame õpilased ja nad peavad hommikul kell 8 kooli minema, siis uue süsteemi järgi näiteks, kui me lükkaks koolipäeva alguse kell 9 peale, ma ei usu, et õpilased lähevad ikka kell 12 magama, nad lähevad tund aega hiljem magama, näiteks siis kell 1. Et see otseselt probleemi ei lahenda, pigem see muudab asja halvemaks, kuna õpilased saavad olla vähem vabal ajal valges välikeskkonnas, eriti veel talvel, kuna me peame istuma koolis. Ja see siis on meie erakonna seisukoht, et koolipäeva algus peaks säilima ikkagi kell 8, välja arvatud juhtudel, kui on kooli minek teiseks või kolmandaks tunniks. Nii, Pekka. Kallid nooremad klassid, ma pean teile ütlema, kui te veidike vanemaks saate ja teil on päevas 8 tundi, peaaegu et iga päev, ja te peate koju jõudma juba kell 3 või veel hiljem, siis te ei taha enam, et see läheks veel hilisemaks. Näiteks peaksite 9 kooli minema, jõuate koju kell 4-5, kui on veel pimedad, teie vanemad jõuavad ka varem koju või teie, see on suht halb. Või siis veel hullem. Võrpil on midagi veel? Jaa, ma nõustun selle täielikult, sellepärast, et meil on näiteks teisipäeviti on 8 tundi, see lõpeb 15:10 ja siis, kui see uus regulatsioon võetakse vastu, et meil algaks koolipäev kell 9, siis meil lükkuks see kõik ju veel tunni võrra edasi, meil lõpeks siis 16:10 juba tunnid, et see ei ole lahendus. Jah, nüüd laseme siis Vekkrile edasi rääkida. Nagu ma rääkisin, siis mina arvutan igatahes täpselt, millal ma magama lähen ja ma saaksin 8 tundi, mis on kell 11 ja kui me peaksime minema kooli kell 9, nagu hetkel ka Mailis Reps soovib, siis see tähendab seda, et see liikuks veel edasi tunni võrra, mis tähendab, et meie uni on arvatavasti segatud ja sellest tekib veel probleeme, ka tervised. Mina usun, et kohe kindlasti ei peaks kool algama kell 9, sest et see on tõesti veidi liiga hilja, aga näiteks kell 9 või see 8:20 või 8:15, seda veel saab rääkida, aga umbes 20 minutit, mille jooksul saaks kella 8 alates süüa tasuta hommikuputru, selleks on meie koolile juba ka minu teada raha antud, lihtsalt see aasta meil ei olnud seda võimalust, kuna meil pole siin koolis kööki. Aga alates 8 kuni siis 8:20 saaks süüa tasuta hommikuputru, mis on kindlasti parem, kui paljudes kodudes antakse. Ja siis tundide lõpp liikuks edasi ainult 20 minutit, mis ei ole väga palju, kuigi see siiski midagi on, aga kindlasti ei sooviks ma alustada tundi kell 9. Aitäh teile, rohkem küsimusi ei ole selle kohta ega arvamusi? Jah, otseselt vist ei ole, peab nõustuma. Nii, lähme siis edasi 4. küsimuse juurde. Mure kontrolltöödega. Kas liiga palju, kuidas saaks seda lahendada? Alustame Vekkrast. Nagu me oleme enda lubadustes juba öelnud, mida saate nendega tutvuda ümber kooli, ilusad Vekra plakatid. Igatahes, siis meie soov on vähendada keeltekontrolltöid, mis on hetkel kõige suurem probleem, sellepärast et teadmisel inglise keele kontrolltöid on natukene sattunud meil liiga palju viimasel ajal. Kuid kui me vähendame inglise keele kontrolltöid, siis peaks ka vähenema teiste kontrolltööde maht ja meil peaks tulema vähem kontrolltöid, kuna teised õpetajad saavad panna enda kontrolltööd sinna asemele. Nii, ja teine veel oli meie lubadusteks, et vähendame ka õigmini, kaotame üldse ära kontrolltööd enne jõuluvaheaega. Tänan. Nii, Põdera.
meil ei ole otsest lubadust kontrolltööde kohta, aga nagu ma mainisin, siis tavaliselt võibki olla 3 kontrolltööd ja kui on rohkem olnud, siis on see üldiselt õpilased leppinud õpetajaga kokku, et võib seda teha. Aga meie lubadus on näiteks kodutööde kohta, mis minu arust on rohkem probleem selles, et on palju kodutöid, kui on näiteks kontrolltöö ja siis veel miljon teist asja, siis see on minu arust suurem probleem. Nii, jah, Taikre. Ma unustasin lisada veel meie lubaduse, milleks on, et kui sa oled näiteks võistleja või esineja ja sul on olnud suur võistlus ja sa saad enda treenerit või õpetajat vabastuse, siis sa võid selle viia järgmine päev õpetajale ning sind vabastatakse kontrolltööst sellel päeval ja sa pead selle järgi ikkagi tegema. Aitäh! Nii, ja viimane erakond lõpp. Ja meil on ka oma valimisprogrammis kirjas see, et kontrolltööde maht võiks väheneda. Kindlasti ei tohi olla nädalas üle seaduses lubatud arvu kontrolltöid, aga jah, üldjuhul õpilastega lepitakse kokku see, et kas te olete nõus näiteks 4. kontrolltööga. Aga mis puutub näiteks näiteks jah, keeleõppesse, kus on tõesti iga peatüki kohta kontrolltöö ja me võtame peatükke läbi umbes nädala aega, see tähendab, et umbes 1,5 nädala tagant on meil kontrolltöö, siis jah, just see võib-olla tõesti ei ole kõige parem lahendus. Et võib-olla kombineerida erinevaid peatükke omavahel kokku ja teha üks suurem töö, mis vähendaks ka kontrolltööde mahtu ja seda saaks samamoodi rakendada ka teistes ainetes. Et see on kindlasti ka meie üks argument. Jah, aitäh teile. Nii, 5. küsimus. Ka 6. klassi poolt ikkagi. Nende mureks on siis rasked koolikotid. Kuidas te seda lahendaks? Nii, õde siis alustab. Meil ei ole otsest lubadust selle raskete koolikottide kohta, sest ausalt öeldes me oleme lihtsalt harjunud juba sellega, et me peame põhimõtteliselt kivisid kandma oma kottides. Aga ausalt öeldes ei saagi väga midagi muuta. Ma usun, et uues koolis võib-olla on klassides mingisugused kapid, kuhu mõned õpetajad saaksid lasta jätta mingid tööviikud või õpikuid ja me oleme näiteks rääkinud läbi vene keele õpetajaga, kuna me tööviikut ei kasuta, siis me ei pea seda kaasas kandma, siis matemaatikaõpetaja ütleb meile tavaliselt, kuna on vaja, mis õpikud, tööviikut kaasas kanda ja neid asju saab õpetajatega läbi rääkida, aga üldiselt siin väga midagi muuta ei saa, sest et me ei saa õpikuid kuidagi väiksemaks teha või midagi. Nii, jah, et see probleem, et koolikott on raske, see on kahetine, et kas see üks probleem on selles, et õpilaste kehaline vorm on vähenenud või teine variant on see, et tõesti koolikoti raskus on suurenenud. Aga kui me võtaksime eeskuju näiteks Raaduse koolist, mis oli täpselt samasuguse projektiga, mis on hetkel meie kool ja seda ka renoveeriti eelmine aasta, siis seal koolis kaotati näiteks ära üleüldse töövihikud ja võeti kasutusele ainult töölehed. Et seal ei eksisteerinud üheski aines enam töövihikuid, ainult õpikud, mida saab jätta kooli ja saab vajadusel ka kaasas kanda ja siis veel töölehed. Et jah, et selline võiks olla ka meie kooli üks väljapääsu tee sellest, et koolikott on liiga raske. Aga jah, mind otseselt ei häiri, et koolikott on raske, kuna ma kannan ka kaasas igasuguseid abilehti ja muid asju, ma olen harjunud sellega. Aga tõesti võib olla väiksematel õpilastel ja väiksematel klassidel võib olla see probleemiks ja me peame sellele pöörama tähelepanu. Jah, 6. küsimus siis teile kõigile. Me saadki vastata või? Ei vastata. Anna vastata. Lekre siis. Okei, igatahes me pole enda erakonna küll päriselt arutanud seda teemat, kuid me peaksime veel, aga seest ma mäletan, et üks aasta oli loovtöö, kus me pidime tegelikult kaaluma enda koolikotte iga päev nädalas. Ja ma arvasin ka, et mu koolikott on tegelikult kindlasti vähemalt 10 kilo, aga tuli välja, et see on nüüd mitte ükski päev tegelikult üle 5 kilo, mis peaks olema maksimum. Ja seetõttu minu arvates õpikud isegi ei kaalu nii palju. Arvatavasti on see lihtsalt see, mida te veel juures seal kannate endaga kaasas. Ja lisaks veel need, kes õpikuid teevad, need kõik üritavad ka vähendada alati tehes esimest ja teist osa õpikutest ja tööviikutest selle jaoks, et me peaks kandma raskeid õpikuid ja tööviikud alati kaasas. Aitäh ja vabandust, et ei tahe liieksin. 6. küsimus siis. Milliseid üritusi oleks vaja koolis? Alustame siis lõppist. Meie lubaduste programm selles osas on väga lai. Me lubame palju kooli
kooli uusi üritusi, näiteks esimene üritus, mida me tahame luua, on Marivisioon, see põhineb playback show'l, kus saab iga klass esineda oma etteastega, see oleks ülekooliline üritus, valitakse välja parim ja see oleks niisuguses Eurovisiooni programmis. Ja kui me lähme siit edasi... Oodake, siin on üks küsimus tekib. Tahtsin mainida, et minu teada on meil, siin koolis võib-olla vist ei saa väga hästi seda korraldada, aga meil on iga aasta olnud see playback olemas juba. Eelmine aasta ei olnud ja minu teada üle-eelmisel aastal see toimus, aga sinna ei läinud osalema enamus klassides, kuna see oli paigutatud järelvastamise päevale ja vist kohe peale 6. tunni lõppu. Et jah, see oleks, muidugi seda on ennem olnud, aga see on toimunud lünklikult, aga meie proovime seda muuta oma kooli näoliseks seda programmi ja teha sellest veidikene võimsam ja suurem üritus. Ja kui me läheme edasi siit oma üritustega, siis me tahame luua ka varikud lühifilmide festivali, kus iga klass peab samuti tegema väikse lühifilmi ja siis toimub suur gala, kus hinnatakse neid vastavaid lühifilme ja siis parim võidaks. Ja see tooks kindlasti koolipäeva rutiinist erinevat vahendust. Nii, et EKRE küsimus. Siis te soovite lisaks veel õppimisele ja rasketele kontrolltöödele lisada veel mingi filmi tegemise? Ei, kuna meie programmis on kontrolltööde ja kodutööde vähenemine, siis selle kõrvalt peaks sinna aega jätkuma ja kuna hetkel toimub ju ka igasugused jõuluüritused ja vastapäevaüritused, kus peab ju sikutama minema seda nööri täna näiteks õues, siis me saame ju rääkida, et kuidas õpilased saavad välja sikutama nööri, kui nad peavad järgmises tunnis hakkama näiteks kontrolltööd kirjutama, käsi väsib ju ära. Nii, aitäh teile. Pekka. Kas küsimus saaks korrata? Milliseid üritusi oleks vaja koolis? Meie korraldame just üritusi, mis on mõeldud, et meie iga päev ei oleks nii hall, ehk siis meie toome tagasi Kahooti, mida mõnda aega pole õpetajad taaskord korraldanud, sellepärast, et see võtab aega. Aga seekord me mõtleme, et võiks korraldada Kahooti meistrivõistlused, ehk siis igast klassist toimuvad sellised klassivahelised võistlused, kus kõige parim saadetakse edasi niimoodi kooli peale. Siis lisaks on meil ka ainetundides Kahoote juurde nagu teemaalaselt, kas või enne kontrolltöösid, et saaks kõik üle korrata. Anna vastus ennem siia. Meie sooviksime ka suurendada nende mahtu, rohkem koolisiseseid üritusi korraldada siis kas või Kahoote või siis spordiga seotud üritusi, näiteks tänane midagi taolist teha, muidugi mitte köievedu nagu uuesti, aga mingeid spordiga seotud üritusi näiteks vahetundide ajal või mingi tunni ajal äkki saab rääkida õpetajatega läbi. Aitäh, nii. Ja kui siirduda veel sinna ürituste juurde, siis tegelikult meie programmis on veel ka toimiv koolitelevisioon, kus oleks igal kooli klassi paralleelidel võimalus omavahel kohtuda ka näiteks kuldpillaku mängus, mida võetakse samuti linti, see jõuab kooli kanalitesse edasi. Arvestan teid korraks. Nii, Vekkele kohe küsimus tekib. Mul on taaskord, et nagu ma vaatasin teie lubadusi, need on väga toredad, aga kus te võtate majanduslikud katteallikad selliste lubaduste jaoks? Kus me võtame praegu majanduslikud katteallikad? Me teeme seda täiesti omast vabast tahtest. Kas te siis lubate sponsoreerida meie kooli? Ma ei näe praegu siin, et kuhu kuluks ressurssi nende ürituste korraldamisel. Teie lubadustel oli, et ostate rõivistuda näiteks raadio? Raadio on juba praktiliselt olemas ja lähipäevadel see jõuab ka rõivistudeti kätte. Mis puudutab seda, kust me saame selle raha selleks lubaduseks, siis meil on erakonnasisesed liikmemaksud, mis on vabatahtlikud, kõik nõustusid sellega ja me kogume selle eesmärgil raha, et täita oma lubadusi. Aga mis puudutab koolitelevisiooni, siis see oleks täiesti tegelikult raha vaba, et sinna ei oleks vaja eriti süstida raha sisse, nagu ka täna, et me saame korraldada seda üritust siin täiesti tasuta ja see on uuenduslik samm, mis samuti
mille lõime meie. nii, olete te lõpetanud? jah. Meil on siis 2 küsimust veel, aega on natukene väheks jäänud, aga proovime nüüd ära teha. Millist õpilast just teie partei esindab, kes peaks teid valima ja miks? Alustame siis Õde erakonnast. Meie erakonda esindab selline ettevõtlik õpilane, kes soovib ka, ei soovi selliseid muudatusi, mis oleks väga drastilised, aga sellised, mis teeksid enda igapäevaelu lihtsamaks. Nii, Te küsisite, et kes oleksid meie otsesed valijad. Ma pigem räägin alguses korra sellest, et kes on meie erakonna tuumikum ehk ministrid. Meie ministrid on koolielus tuntud, me oleme korraldanud erinevaid üritusi, alustades kooliolümpiamängudest ja lõpetades kõige muuga, siis mina arvan, et meie valijad on tegusad noored, kes tahavad koolielu rutiinile vaheldust, kes tahavad, et koolis oleks mugavam olla, oleks toredam ja oleks lahedam. Ja et igavale või rutiinsele õppetööle oleks vahepeal vaheldus, siis ma arvan, et valisid meid. Nii, Tekka. Nii, meie põhimõte muidu on mitte teha valikust lihtsalt parem valiku, vaid kuna meil tuleb ka uus kool, siis teha valikust uus valiku koos ka uue meie staatusega. Nii, viimane küsimus siis. Küsimus vastaskandidaadile. Võime ise küsimus, esitage siis oma vastaskandidaadile. Nii, lõpetame siis sellega valmisdebati foorum. Aitäh teile! Valige meid!